Räägime armukelmidest ja nende töötaktikast. Tere hommikust, Sülli Kukumägi. Tere. Teie psühholoogina ilmselt oskate öelda, kuidas see käib, et üks kelm tuleb lihtsalt sulle ligi, ükskõik kas siis internetis või tänaval või kuskil mingis natuke kodusemas keskkonnas, poeb naha vahele ja lõpuks see päädib sellega, et pärast esimest või teist kohtumist inimesed vabatahtlikult annavad ära suuri varandusi ja jäävad sellest kõigest ilma. Kuidas see käib? Mis need nipid on? Just mitte ainult naabritele ja mitte ainult siis nii-öelda elavatele hingedele, keda nad kohandan, vaid tullen veel online näiteks, nagu praegu on need dating-portaalid, mis on väga tuntud üle maailma. Ja ma just eile vaatasin statistikat, et Austraalias näiteks juulikuus peteti välja üle 3,9 miljoni. No ja meie jutuajamine tõukub sellest, et siin tuli välja juhtum, kus üle miljoni siis Eesti naistelt üks armukelm välja pettis. Ehk siis suhtarv on tegelikult sama, kui me hakkame nagu statistiliselt mõtlema. Ja kuidas see käib? See on huvitav. Et need ohvrite tüübid tavaliselt on 45-64 vanuses. Täitsa loogiline seepärast, eks selleks ajaks inimesel pigem naisterahvad? Ei ole. Naisterahvad on kuskil 57-54% nendest. Ülejäänud on mehed. Taktikad, mida kasutatakse, on natukene erinevad. Aga naistel rohkem sükse kaastunde peale, eks ole, selle peale, et nüüd meil tuleb kohe suur kooselu, eks ole, kohe hakkame kokku kolima nii edasi. See on ka põhiline, mille peale alati iga kelm nagu mängima hakkab, eks ju. Ehk siis nad on väga head manipuleerijad, empaatiavõimega on 0 olukord ja nad kasutavad, kuidas ma ütlen, niisugust taktikat, sest kujutage ette, te olete nüüd näiteks 50, eks ju. Nii, nüüd sul oled oma rutiinis elad. Nii, sa lähed hommikul tööle, eks ole, siis sul on oma seltskond, kellega sa suhtled ja ongi kogu lugu. Nüüd sa oled, eks ole, tavaline on see, et see ohver on vallaline, eks ole, ta on lesestunud või ta on lahutatud, eks ju. Nii, ja nüüd ta siis seal üksinda elab. Seda enam, eks ole, et ütleme 50. Ja see elu on rutiinne nagu Kopli tramm edasi tagasi ühel liinil kogu aeg. Ja kus ta siis kohtub, eks ju, ei lähe enam kuskil diskole ju. Ja seda hakkabki nüüd, eks ole, inimesed hakkavad kasutama seda siis interneti moodust näiteks, eks ole, kuidas omavahel tuttavaks saada. Ja see on suur tööstus, mis on nagu täiesti tõusvas trendis aastatega läinud petuskeemid. Ja see ei ole mitte niimoodi, et ta on nüüd üksikisik seal, ütleme see praegune juhtum, mis tuli välja, see oli küll, me räägime üksikisikust, aga tavaline on see, et see on nagu rahvusvaheliselt organiseeritud kuritegevus. Ma rõhutan seda. Selles mõttes, et see on sa ei tegele mitte ühega kuskil Ghanas või Nigeerias, vaid üks osa näiteks on USAs, üks osa on Inglismaal, üks osa on hoopis kuskil Prantsusmaal või Süürias. Ja inimesed hakkavad, ütleme seda sõltuvust tekitada, ehk siis, et ma tahan sulle seda raha, eks ole, saata. Aga kuidas see käib? Kuidas see sõltuvuse tekitamine käib? Mehhanism ongi lihtne teed, eks ju. Mina nüüd olen üksinda, eks ole, nii nüüd mul pole kellega suhelda. Esimene asi, mis nad küsivad, tavaline dating saitides, palun pange tähele, on see, kas sa oled siin uus, kaua sa siin oled olnud, kas sa elad üksinda? Ja hakatakse ka kohe tasakesi välja uurima, mis on su majanduslik seis, eks ju. Profileeritakse inimene, et kas tasub või ei tasu? Kõige tähtsam on see, kas sa oled uus, eks ju. Sest et kui sa nüüd oled uus, siis sul potentsiaalselt ei ole nii-öelda ennem olnud siis neid skämmereid, eks ole, kes sinuga tegelenud. Muudub, täpselt. Nii. Ja nüüd, kui tekitatakse sõltuvus. Ja seda sõltuvust, et ma olen just vaadanud, seda tekitab mingi 3-4 päevaga. See tundub absurdne. Aga nii ruttu tõesti? Absoluutselt, sellepärast, et nad panevad tempot. Nagu üks väga tore skämmer ütles mulle, et aeg on raha, eks ju. Temal ei ole aega, see on tema töö. Kusjuures me peame arvestama, et nad töötavad vahetustega. Ehk siis, eks ole, sina lõpetad kell 5, nüüd järgmine poiss tuleb, istub sinna arvuti taha ja paneb edasi. Sellepärast ei kasutata kunagi sinu nime, ei jagata endast nagu niisugused detaile, aga seal on nagu need üksikkelmid, kes kasutavad siis seda, seal on nagu muinasjutulised lood, kuhu ta läheb, mis ta ostab, kus ta just parasjagu on vangist või vangist välja tulnud, sellepärast, et ta juhuslikult sattus, ta tehti paljaks. Tal on alati, neil on kuskil mingid orvud, või siis, eks ole, on oma lapsed, eks ole, kes elavad kuskil mingisuguse lapsehoidjaga, kellele nüüd ootmatult on vaja raha saata, sest ja tavaline see, neil pole üldse sugulasi. Aga kuidas see ikkagi on? Lõpuks on ju nii, et see naine või mees, kes selle kelmi ohvriks on sattunud, ühel hetkel kas ulatab nii-öelda selle rahapaki või siis internetipangast teeb ülekande. Kas nad selle hetkel, kui nad seda teevad, kas inimese peas ei ole mingit... teeb seal see transferiga seda raha ülekande. Aga kas mingit natukenegi mingit sellist kahtluse varju ei tekkinud? Vaata, seal ongi see, mille peale nad nagu manipuleerivad, on see, et nad loovad tulevikku. Ega ta ei ütle seda, et me kunagi ei kohtu, ta ei ütleb sulle seda, et ta kohe varsti hakkab tulema, aga siis tuleb ootamatult mingi asi vahele.
ja siis jälle, nüüd tekib, vaata ohvril tekib see, eks ju. Esiteks ta sõltuvus, mõttes on tõesti lihtne tekitada, proovige mõnega vaate vahel, eks ju. Et saadke talle igal hommikul SMS, et noh, et küll on tore, kallis, ärka üles, eks ole. Päeva peale, kuidas sul läheb kullakene, eks ju. Nii edasi. Ka see, kui keegi hakkab suga online'is kohe rääkima, kullake ja kallis, see on üks ohumärk. Sest alati, mis teevad sellised inimesed, kellel on see nullempaatia, kes kuuluvad nii-öelda nende valgekraeliste psühhopaatidega, nad käituvad liiga perfektselt. Ükski normaalne mees ega naine ei hakka sulle kohe rääkima 3. päeval, kuidas me võib olla. Ja minnaksegi ülevalt selleks, et mitte ei ole enam mina ja sina, vaid meie, eks ju. Nii. Ja esimene ohumärk on tegelikult see, kui sa oled astunud suhtesse, mis on võib-olla kirjateel kuskil toimunud. Või isegi tavaelus. No ühesõnaga, kui keegi hakkab kohe rääkima meiest ja on liiga perfektne, siis on ohumärk. Liiga perfektne. Jookske. Selle asja nimetus on jookske. Sellepärast, et noh, vaata, kui sulle keegi teed, reaalses elus meeldib, sul on ärevustase kõrge. Tänu sellele sa teed vigu. Nii. Aga nüüd, eks ole, kui sa oled niisugune vilun manipulaator, siis sa tead täpselt, sest et sa oled ju seda kasutanud ennem. Sa tead, mis toimib. Aga sellisel juhul siis ju armastust esimesest silmapilgust ei ole olemas. Või kui on, ei tasu uskuda. Tuleb joosta. Ei tasu nüüd hommiku vara kohe kõiki illusioone siin purustama hakateks. Ma loodan, et on olemas, eks, aga no ma ütleks, et see on väga suur juhu, seepärast, et noh, et see, et sa saad kogu õige inimesega, no see on ikka. Ja nüüd on, mida see kelm kasutab, on see, et noh, nüüd sulle siis saabus see prints või printsess valgel hobusel. Tüüpilised on need skeemid, mis nad kasutavad. Esiteks see vanus, mis on skämmeritel. Mehed on vanuses kuskil 40 ja pluss. Naised, kusjuures seal on ka need omad, isegi pikkust on keskmine pikkus 1,80 m, mis nad presenteerivad. No tegelikult sul on midagi muud seal taga. Kasutatakse tohutult palju neid võõrad identiteete. Ehk siis ma võtan näiteks sinu pildid, sul on palju pilte endast, eks ole, kuskil Instagramis, eks ole, või Facebookis. Võtan neid, teen sellega konto. Ilus. No, alati ohumärk on näiteks, eks ole, kui ma nüüd saan sinuga tuttavaks, siis kui ma tuvastan näiteks Facebookis, et no ma ei tea, mingi Mati, eks ole, nii. Ja nüüd kui Mati all, eks ole, Mati on alles loonud paar kuud tagasi omal selle konto või Matil pole üldse sõpru, see on nagu üks asi. Teine asi, kui ta nüüd saadab teile näiteks pilte, siis võtke, Google'is on ju olemas see, et sa paned see pildi otsingu, paned, ta otsib sulle analoogpildid. Ja kui nad on nüüd tavalised, ma olen näinud, kuidas vennad kasutavad isegi David Cameroni pilte, üldiselt see on nüüd tema. Aga no vaata inimesed, kes ei ole nagu kursis asjad. Tihti need pildid ilmselt on ka natuke nagu hägusad, pisut eemalt, et sa ei saa... Ei ole, isegi perfektseid. Ja nad kasutavad, no näiteks, ütleme, mina hakkan sinuga seal teiti, ma saan sinuga tuttaks, sa saadad mulle oma pilte. Nüüd, mis mina teen? Mina loon sinu piltide baasil endale fake profiili. Ehk siis ma saadan nüüd järgmisele, kui ta on minu ohver, see on sinu pilte. Nii. Ehk siis tasub küsida näiteks, et no vot, aga kus sa selle pildi võtsid, eks ole, kus see on tehtud, kes need teised inimesed seal peal on. Praegu on uued tüübid, kes on näiteks Tinderis ja Matsis on. Nad ütlevad sulle, nad elavad Tallinnas, aga nüüd juhuslikult nad on ära. Ja ta elab kus? Ja ta elabki, ta vaatabki Lembitu tänaval. Nii, Lembitu tänaval, nearby Töötukassa, ehk siis Töötukassa juures. Nii, sa hakkad juba isegi mõtlema huvitav, kas Töötukassa tõesti on Lembitu tänaval, eks. Et vaata, Google Maps on olemas ja nad on tõesti head, sest ega ilmaaegu paar aastat tagasi Nigeerias oli näiteks number 1 eriala, mida ülikoolides valiti, psühholoogia. Ehk siis teie vastas on inimene, kes oskab teid mõjutada. Aitäh, Villi Kukumägi, selle sissevaate eest kelmide igapäevaellu. Ma loodan, et ma ei purustanud veel kõik.